Renat Vanker ja Mihkel Tanila, mehed Tallinna Selverist ja TalTechist. Siin hooajalisel pressikonverentsil lükkasite kõik väga mõnusalt selle favoriidikoorma sel hooajal Tartu Bigbanki peale. Kas nüüd nii lihtne see asi ongi, et teie kumbki kulla eest sel hooajal oma võistkonnaga ei mängi, vaid lähete vaatate hea, kui mõne võidu kätte saate? Renat, alustan sinust. Jah, tundub nii olema küll, jah. Ei, aga eks kindlasti me tahame nende medalite eest võidelda ja kindlasti kõige kuldsema eest ka. Et koosseis on meil hea ja potentsiaali selleks on kindlasti. Mihkel, üks hea asi TalTechil on juba kindlasti tehtud, sind on lükatud tagasi temporündaja positsioonile, ehk siis ended ilusaks hooajaks on vist loodud. See juba, jah, ma arvan, annab väga palju juurde. Kas ma mängin nurgas või tempos, siis kui ma tempos mängin, siis on variandid palju parem. Võistkonna kasulikum. Aga kindlasti vaadates, et neli meistriga meeskonda mängib karikat ja Eesti meistrikrid, et siis finaalis mängimine ei ole üldse väga kauge siht, et seal tahaks kindlasti mängida. Renat, ma tean, et ei taheta oma võistkonnast võib-olla väga tõsiselt rääkida seoses eesmärkidega, aga ole hea, ütle TalTechi kohta, nii palju kui sulle hetkel tundub. Kordas on läinud, Viidalõpp on läinud ja Eerma on ka pooleks hooajaks läinud, samas on palju häid mehi juurde tulnud. Selliseid Mihkli-suguseid kogenud mehi on juures palju, võtame kas või võtame Martti Keele, Kevin Saare, Rauno Tamme, Matei Schmideli. Mis sina TalTechi võistkonna kohta ütleksid hetkel? Ma ütleks nii palju, et kui nad mängu käima saavad ja selle võistkonna ühise keele üles leiavad, siis sealt võib tulla päris häid asju, et see punt on päris vinge seal. Kes kõige kõvem mees on TalTechi koosseisus hetkel, kui seda nimekirja vaatad? See ei peagi nimetada. Ei olnud plaanis. Niimoodi ei oska öelda. Kas Matei Schmidel ikkagi, arvestades, et tegu on diagonaalründajaga ja Selverist sinu enda käe alt ka hästi meile mängu varem näidanud? Jah, Matei võib kindlasti üks nendest olla, et Mateil siin natuke on vaja vormi koguda, et siis ta võib olla päris kasulik sellele võistkonnale. Mihkel, sama küsimus nüüd Selveri kohta. Eelmisel hooajal Teppanid, Kollod, Raadikud, need mehed on eest läinud. Kas nüüd hakkab Renat Vanker sõna otseses mõttes seda vankrit vedama ise? Ei, aga neil on ju tempod on samad ja Orav on ja kes on teakastel mängib. No, Lasno mängis sel turniiril hästi, aga nurgana ma tahaks loota, et ei mängi nii hästi meie vastu. Et meil on vastuvõtt on hea, side on hea, et siis ma arvan, juba see annab väga suure eeldus, et nad jõuavad päris kaugel poolfinaali olete mõlemad juba Eesti meistrivõistlustel jõudnud sel hooajal, selle nimel võib juba õnne soovida. Üks eesmärk on täidetud. Aga neid karikaid on kokku 3, et teistes on vaja natuke rohkem pingutada. Renat, kuidas sa ennast tunned? Nagu siin pressikonverentsil öeldi ka, ei ole sellist 3 kogenud meest enam ees, sa pead ilmselt ise võtma päris palju enda peale, mitte siis väljakul, vaid ka väljakul kõrval olema üks liidritest, oled sa selleks valmis ja oled sa nii palju juba küpstanud? No tahaks loota, et ma olen, jah. Et ma küll ütlesin, et sellist olukorda ei ole olnud, aga täpselt ei oska öelda, kelle aastas oli, kui ma kapten olin, siis ma kergelt tundsin seda kohustust, aga tol hetkel ma olin, ma arvan, natuke liiga noor veel selle jaoks. Et võib-olla nüüd olen saanud õppida paar aastat siin teiste pealt ka, et äkki nüüd ma oskan olla see liider seal platsi peal. See oli selle kapten. Kes see on? Lasnikov on kapten, selle saime ka nüüd äsja teada. Renat, kuidas sinule kodune EM-finaalturniir mõjus? Sidemängijatest oli juttu palju, ühtpidi saime kõik aru, et mehed on veel noored ja taolisel puhul ütleme kogemus puudus. Teisalt, eks oli näha ka väljakul, et te oletegi noored ja veel kõik ei õnnestunud nii hästi nagu tahaks. Kuidas siia selle just enda vaatenurgast ja enda positsioonilt selle EM-i kokku võtaks või? No, kindlasti kurb on see, et me ei pääsenud edasi, aga isiklikult ma tundsin, et ma läksin selle suve ja siis samamoodi selle EM-perioodiga päris kõvasti edasi. Tunnen ennast kõvasti kindlamalt platsi peal, aga kahju on see, et ei lastud mängida nii palju. Tunne ja füüsiline olek oli väga hea sel hetkel, treenerid vist ei usaldanud.
lõpetuseks, kes mängivad, esimene tiitel, mis välja mängitakse, on karikas, kes mängivad tänavu Eesti karika finaalis, teeme selle ennustuse ka ära. Mihkel, sul on kindlasti teadmised paigas. Poolfinaalidena poolfinaalis läks edasi TalTech. Aga teine poolfinaal, ma arvan, võidab Tartu ja Tartu finaalis. Oled sa nõus, Renet, selle prognoosiga? ei no ma muudaks ikka ära muidugi, siin ei ole varianti, kes siit edasi läheb. Nii et Selver mängib tänavu finaalis karikas. jah, Mehed, aitäh teile ja palju edu pikaks hooajaks! aitäh!